Nii et tundub, et kristlus on siis jällegi populaarseks saanud. Kas on nii? Noorte seas, Eestis ka tegelikult, aga Ameerikas ja välismaal see on ikkagi väga, noored ütlevad, et see trendib. Ma läksin kirikusse, siis inimesed küsisid, et et millega sa siis, Laura, tegeled ja ma ütlesin nii suure uhkusega seal, et mina olen terapeut ja et nagu mina teen ka häid asju. Ja siis ma sain sealt, küllaltki nii-öelda leige reaktsiooni sellele, et okei, et hüpnoteraapia või et kas sa ikka tead, mis see siis on. Siis tegelikult täna on nagu, see on kuidagi nagu kirjeldamatu selline armastatud olemise tunne, et kõik need varasemad raskused, kõik need nagu kohutavad kogemused, mis on elus olnud, siis ma ei olnud seal üksi, vaid tegelikult Jeesus oli ka seal minuga. Tule hea näide sellest, et ma nagu aastaid proovisin oma enese tarkusest ja oma enese teadmistega mingeid asju elus saavutada. Ja siis, kui ma leidsin endas selle alandlikkus ja öelda Jumalale, et okei, vali sina, mulle siis abikaasa, siis seda ilmselt Jumal oligi oodanud, on ju, et me ei saa ka ülbed olla ja mina kindlasti minevikus olin ülbe, ma arvasin, et ma olen ise hoopis Jumal, enda elu Jumal ja enda elu looja ja et kõik sõltub minust. Tere tulemast saatesse Aja mõõde ja täna on meil külas paljudele juba tuntud, võib-olla mõnele mitte, Laura Valk. Tere tulemast saatesse. Tere, aitäh, et kutsusite. Laura, minu esimene kokkupuude sinuga oli läbi meedia. Ma kuidagi juhtusin vaatama ühte fragmenti ühest podcastist, kus sina olid siis külaliseks ja sa kuidagi tundusid ja mõjusid väga enesekindla naisena ja ma jäin kuulama. Ja juba hiljem, nüüd mingi natuke aega tagasi, ma sattusin jälle ühe videoklipi otsa, kus sa rääkisid suurtest muutustest ja seal oli hoopis teistsugune Laura. Aga sellest kõigest hiljem, et ma tean, et sinu elus on toimunud suur muutus, aga läheme kõigepealt tagasi natukene kaugemasse aega. Sa oled olnud suhteterapeut, sa oled kirjutanud raamatuid, sa oled käinud koolides lastele õpetamas ja räägi palun, kuidas kujunes sinu eelmine nii-öelda see periood või see varajasem elu, et kuidas see alguse sai, kust selline suund või selline suunavalik sinu elus? See teema mulle üldse ei meeldi, aga okei, nüüd on siis aeg sellest rääkida. Sellega läks niimoodi, et ma õppisin ülikoolis üldsegi hüdrograafiks ehk siis sadamaehitust ja mul oli unistus hakata sadamaid ehitama. Siis tuli COVID-i aeg ja ma jäin ka rasedaks ja jäin kaksikuid ootama. Nii et hästi suur nagu elumuutus toimus sealt. Ja kuidagi oli, meil oli see paari suhtes, meil olid väljakutsed ja see rasedus pani üleüldiselt elu üle nagu mõtlema. Ja siis mind hakkasid huvitama igasugused vaimsed teemad, enesearengu teemad, et saades emaks küllaltki noorena, tekkisid ikka küsimused, et miks me kõik oleme sellised, nagu me oleme ja kuidas minu peres on asjad läinud nii, nagu on. Ja kuidas mina saan oma lastele parema tulevikku luua ja parema kasvukeskkonna. Ja alguses raseduse ajal ma hakkasin suhteliselt intensiivselt käima teraapias. Sealt edasi läksid asjad niimoodi, et ma hakkasin käima vabastavas hingamises, ma hakkasin käima mingites naisteringides, et kuna ma tahtsin, ja see on populaarne ka ühiskonnas, siis ma tahtsin sellist vaimset ühendust ja ma tahtsin nagu kogeda midagi enamat sellest, kes ma olin ja mida ma tegin. Ja siis läks niimoodi, et lõpetasin ülikooli ära, läksin õppima terapeudiks ka, energiateraapiat. Ja seal tulid meil juurde hästi sellised mulle nagu tundmatud asjad nagu energia tervendamine, mingid meditatsioonid, mis meil seal veel olid eelmiste elude rännakud. Täna ma räägin seda sellise muigega näol ja sellest me ilmselt räägime ka natukene, aga sellel hetkel mulle tundus, et ma olin avastanud nagu kullapoti kuskilt, nagu ma olin härjapõlvlane, ma olin avastanud mingi kullapaja
ja et ma teadsin midagi, mida teised ei tea ja see oli hästi põnev. Ja minul oli väga suur soov lõpuks ka inimesi aidata, et kuidagi ma näen, et see on nagu paljude kogemus, kes hakkavad selliste vaimsete teemadega tegelema, siis seal tuleb võrdlemisi kiiresti mingi edu ja nii tuli ka minul, et ma hakkasin Instagrami postitama nendel teemadel ja tuli nagu mingisugune taganttuul, mis mind lükkas ja ma sain hästi kiiresti hästi populaarseks ja ma ei olnud valmis selleks eduks tegelikult, ma ei olnud valmis selleks tuntuseks. Kõik, kes vaatavad minu vanu mingeid intervjuusid ja vanu asju, siis ilmselgelt mingit PR koolitust mulle keegi ei teinud. Ehk siis ma tundsin ennast järsku nagu tähtsana ja siis ma sain oma arvamust avaldada. Ja samal ajal ma tõesti hüpnoteraapiat tegin inimeste peal. See on selles mõttes meetodina, see töötab, et jäetaksegi suitsetamine maha. Aga tänaseks ma enam seda tööd ei tee. Ma ei ole enam terapeut, ma ei tee enesearengukoolitusi ega suhtekoolitusi. Ja mul on selleks väga hea põhjus ja selleks on Jeesus. Nii, aga räägi sellest rohkem, et kuidas sina, olles nii-öelda oma edu tipul, kõik nagu sa räägid, sind saatis edu, kuidas sa jõudsid siis Jumalani, kuidas sa jõudsid Jeesuseni, et kas oli ka mingisugune nagu siis ka mingisugune ikkagi sisemine puudujääk või otsisid sa midagi rohkemat, mida sa ei saanud nendest teraapiatest või kuidas see, räägi natukene täpsemalt? See kõik toimus 4 aasta jooksul, et selles mõttes ma päris edu tipul enam ei olnud, kui ma kirikusse sattusin, aga ma läksin nagu seda teed pidi, et ma hakkasin hästi, ma läksin enda laste isast lahku, ma olin üksik ema, lapsed olid hästi väikesed ja ma läksin seda teed, et ma hakkasin arvama, et edu tuleb selles, kui ma hakkan hästi palju raha teenima. Ja et kui ma saan väga palju võimu kuidagi omada ühiskonnas ja et mul on need järgijad, mul on oma jüngrid ja siis ma saan nagu, ma saan mingit missiooni täita. Et mul olid head kavatsused. Aga seesmiselt ma olin päris tühi ja mis minu soov tegelikult oli ja kust ma üldse sinna teraapia teekonnale sattusin, oli see, et ma tahtsin perekonda oma lastele, ma tahtsin, et neil oleks hea kasvukeskkond ja tegelikult minnes sinna edu teele ja minnes seda raha taga ajama, ma ei olnud nendega nii palju, kui ma oleksin võinud olla, et nad olid väga palju lapsehoidjatega ja sellest mul on kahju. Et ma läksin seda edu, tegelikult minu jaoks valedest kohtadest otsima, et ma ei ole veel kohanud ühtegi inimest, keda raha lõpuni õnnelikuks teeks või tuntus või kuulsus, on ju. Ja siis ühel hetkel ma hakkasin nagu eemalduma kõikidest nendest vaimsetest ka praktikatest. Ma olen ka tarvitanud psühhedeelikume erinevates ringides ja kõigest sellest, et see kõik hakkas mulle tunduma vastik. Ja just sellepärast, et ma otsisin tõde. Nii, tänapäeval me elame ühiskonnas, kus minul võib olla minu tõde ja sinul võib olla sinu tõde. Kõigil on oma tõde. Jah, tõde. Aga see ei ole ju lõplik tõde. Ja ma õppisin hästi palju erinevaid metoodikaid, erinevaid neid koolkondi käisin läbi ja ma ei jäänud kuhugi pidama, sest seal olid mingid sõela sees, olid augud sees, vesi tuli läbi ja see ei olnud vettpidav minu jaoks. Ja sellepärast mul neid diplomeid oli vanasti hästi palju, et ma koolitasin ennast väga palju. Ja ma otsisin tõde edasi ja mulle hakkasid kõik need õpetused ja kõik need nagu suunad võltsid tunduma selle koha pealt, et ei saa näppu peale panna, aga see ei ole lõplik tõde, siin peab olema midagi veel. Ja ma hakkasin nendest asjadest eemalduma, mul tekkis teatav vastumeelsus enda töö suhtes ka ja minu endised kliendid selles mõttes, et ma andsin endast ikkagi maksimumi, aga ma nagu teadsin, et see ei saa olla lõplik viis, kuidas inimesed tervenevad. Et jah, me saame sult võtta, ma ei tea, söömisharjumuse vähemaks või suitsetamise ära, aga see ei tee inimestele, see ei anna neile seda rahu, seda kuuluvustunnet ja seda armastust, mida nad otsivad ja seda sama asja otsisin mina ka. Ja siis sinu nagu eneseotsingute ja arengu nii-öelda siis ajendiks oligi see, et sa ise otsisid ka midagi, eks ju? Ma otsisin vastuseid endale ja teistele.
ja tegelikult see on nii huvitav nii-öelda keerdkäik, aga mulle tuli teraapiasse üks hästi noor kristlane, kes alles nagu ta ei teadnud veel päris, et kristlased tegelikult ei käi hüpnoteraapias, on ju. Ja ta tuli ja ta oli noor tüdruk ja ta rääkis nii säravate silmadega, et tema on kristlane. Ja tegelikult ühel pereteraapia sissejuhataval kursusel osales ka Mosaikkoguduse pastor enda abikaasaga. Pereteraapia ei ole nagu vaimsete teemadega seotud, vaid see on ikkagi psühhoteraapia üks osa, on ju. Et see oli normaalne koolitus. Aga nemad olid esimesed kristlased, kellega ma kokku puutusin. Ja minu tunnistuses ongi erinevad kristlased kuskil on mingeid seemneid idanema pannud. Et kui ma vaatasin seda pastorit ja tema abikaasat ja me seal vestlesime pereteemadel, siis 30 inimeselisest grupist umbes olid nemad ainsad, kellel oli normaalne pereelu. Normaalne, õnnelik abielu, oli näha, et nad olid õnnelikud. Kõikidel teistel kaasa arvatud minul oli seal, oldi lahku mindud, oli suur draama, kellel olid mingid vägivaldsed eksid ja selline nagu klassikalisem Eesti lugu. Ja siis need paar puutepunkti olid sellised, et ma hakkasin mõtlema, et selles kristluses vist on midagi, et nad kõik tunduvad nii õnnelikud. Teised inimesed ei ole sellised. Ja siis arutasin sõbrannaga, oli laupäev ja siis tuli meil selline mõte, et kuule, et homme on pühapäev, et kuuldavasti pühapäeviti on mingid teenistused. Ja siis me sattusime kirikusse, see oli siis juulis. Nii et sinna ma jäin. Aga sa oled öelnud ka, et sul oli, sinu peres oli vene õigeusu taust, et kas su vanemad olid ka kristlased või said sa kuidagi mingisuguse nii-öelda alge kodust või? No tegelikult vist ei, selles mõttes, et vist ei saanud. Ma sain kodus selle teadmise, et on olemas Jeesus Kristus, aga minule teadaolevalt minu suguvõsast kellelgi ei ole sellist isiklikku suhet olnud Jeesusega ja tegelikult emapoolses suguvõsas on meil kõik inimesed ristitud. Et kristlasi on, aga oligi, et ma ei näinud lapsena nagu seda usu praktiseerimist või selle järgi elamist. Laura, aga kuidas täpsemalt juhtus see, et sa võtsid Jumala vastu, et milline oli see sinu kogemus? Kuidas sa kogesid seda muutust? Mis juhtus? Oligi siis see pühapäevane päev ja me olime seal teenistusel. Ma ei mäleta täpselt, mis teemast seal kõneleti, aga see oli nagu vastus mingitele küsimustele, mis mul olid olnud. Ja siis ma istusin seal ja me ka ülistasime, me laulsime ja selle ülistamise laulude ajal nagu midagi toimus minuga. Peale seda tuli mulle ligi üks koguduse liige, kes seal oli, üks meesterahvas ja hakkas mult küsima igasuguseid küsimusi, näiteks pääste kohta, et kas sa oled saanud päästetud? Ma ei teadnud, mis asi see kõlab, see termin on kristlastele tuttav, aga ja ta ütleski mulle, et ei ole või, teeme siis päästepalve. Siis ma ütlesin, teeme, okei, teeme. Ja siis ma kordasin selle palve tema järgi ja selles mõttes ma võtsin Jeesuse enda südamesse, et ma ei teadnud lõpuni, mis selle asja kaal on. Aga ma tundsin peale seda teenistust, et ma tahan seda teha. Et see on nüüd see teekond, kuhu ma tahan minna. Ja siis ma läksin koju, elu läks edasi nii nagu läks, et ma ei hakanud mõtlema koheselt, et nii, nüüd ma olen kristlane. Aga asjad hakkasid väga muutuma peale seda. Ja tegelikult ongi, et püha vaim, Jeesus tuleb, hakkab meid tervendama, hakkab meie elusid muutma, on ju. Et see kuidagi läks protsessina, läks ja ma olen asjades hästi põhjalik, et ma hakkasin uurima ja selles mõttes, et ma ütlen ka ära seda, et New Age'is ehk siis kogu muus nagu spirituaalsuses siis, seal räägitakse, et Jeesus on üks ülestõusnud meistritest, nagu oli Buda ja nagu olid kõik need teised, on ju. Et teda ei eitata, et Jeesus on olemas, sest siis sa läheksid ju vastu ajaloole,
aga öeldakse, et noh, ta on üks meistritest ja paljudest prohvetitest. jah, ja ta ei ole nagu kuigivõrd eriline, on ju. Et jumalani saab läbi seente tarvitamise või läbi mingite taimemeditsiini ka, on ju, et selleks ei ole vaja kirikusse minna. Ja kuidagi ma nagu arvasingi, jah, ma läksin kirikusse, siis inimesed küsisid, et no, et millega sa siis, Laura, tegeled ja ma ütlesin nii suure uhkusega seal, et mina olen terapeut ja et nagu mina teen ka häid asju. Ja siis ma sain sealt, noh, küllaltki siis nii-öelda leige reaktsiooni sellele, et okei, et hüpnoteraapia või et noh, et kas sa ikka tead, mis see siis on. Ja siis oli esimestel kordadel, kui ma hakkasin kuulma terminit New Age. Ja noh, muidugi see kogudus, kus ma toona käisin, kui nad nägid mind juba mõned korrad, siis seal ühe nagu teenistuse või jutlustuse teemaks võetigi siis New Age. Nad teadsid, et Laura meil siin käib. Jah, see oli minu jaoks. Ja mäletan, ma istusin seal ja noh, põhimõtteliselt sulle öeldakse näkku, et see, mida sa teed, on saatanlik ja et see on halb. Ja see oli minu jaoks hästi suur šokk tegelikult, et ma läksin koju ja mul ikkagi läks aega, et seda kõike nagu seedima hakata. Ja ma hakkasin uurima selle kohta, et ma võtsin seisukoha, et okei, ma ei solvu. Ma võtsin seisukoha, et kui 2000 aastat on ju need asjad siin niimoodi olnud, siis äkki ma ei ole kõige targem inimene maailmas ja et äkki mul on siit midagi õppida. Ja siis ma hakkasin uurima, mis üldse New Age on. Ja kui me lähme asjade ajaloo juurde, ehk siis, et kust need liikumised on tulnud, siis sellega on raske vaielda ja öelda, et ei, ma ikkagi arvan, et see ei ole nii. Ja siis ma võtsin endale natukene aega, et noh, kui sinu sissetulek on seotud mingi valdkonnaga, et siis seda ei saa nagu päeva pealt lõpetada, aga ma tegin Jeesusega kokkuleppe, et siis 2025 aasta lõpuga nagu kõik mu kursused, kõik need asjad said läbi ja siis ma alustasin uut aastat uuelt lehelt. Kui sa rääkisid Budast ja nendest erinevatest usunditest ja kogemustest, siis tegelikult piibel ju räägib, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Jeesus on uks. Et me kõik huvitume ja ma tean, paljud inimesed huvituvad vaimsetest praktikatest. Kui inimene saab päästetud, siis tegelikult ju algab alles see muutumise teekond, sest nii mittekristlased kui kristlased, nad kõik on ju selles mõttes ühesugused, et vahel on muidugi see, et mittekristlased tegelevad isegi aktiivsemalt nende erinevate praktikatega ja enesearendusega. Aga Jeesus, piibel ütleb, et Jeesus on tee ja läbi Jeesuse me läheme. See on nagu see legaalne viis siseneda vaimsesse maailma. Ja meil on õnneks kristlastena abiks Jumala arm, Jeesuse veri, Jeesuse nimi ja need on nüüd meie nii-öelda need vahendid, millega me siis hakkame ennast, et see on selline õige viis muutumiseks ja paljud tihti ka ju ütlevad, et näed, et ta on kristlane, ta on selline, eks ju, et kui inimene saab kristlaseks, ei tähenda, et ta on ühe hetkega muutunud, vaid see protsess alles algab ja nüüd läbi Jumala väe ja Jumala armu me hakkame alles muutuma, aga sina oled olnud selline väga tõesti põhjalik ja aktiivne selles, nagu sa ütlesid, et nendes otsingutes. Aga mis on, Laura, kõige sellisem suurem muutus, et mida sa nagu reaalselt kogesid, et sa hakkasid, mis sinu elus on muutunud pärast seda, kui sa võtsid vastu Jumala oma ellu? Et mis see kõige suurem muutus on või on neid palju? Räägi. No seda, kui palju ma inimesena muutunud olen, seda peaksid teised inimesed kommenteerima kõrvalt. Et seda ma ise ei saa öelda, aga ma tunnen, et ma olen väga palju muutunud ja ma tunnen ennast teisiti. Esiteks on see, et ma ei ole enam kunagi üksi ja see oli see, mis oli minu see kõige suurem haav on ju, et mis mind varem kuidagi pani liikuma ja pani mind lahendusi otsima. Et siis tegelikult täna on nagu, see on kuidagi nagu kirjeldamatu selline armastatud olemise tunne, et kõik need varasemad raskused, kõik need nagu kohutavad kogemused, mis on elus olnud, siis ma ei olnud seal üksi, vaid tegelikult Jeesus oli ka seal minuga. Ja ta koputab uksele, ta annab meile seda kätt ja
meie inimestena oleme need, kes ütlevad, et ei, et ma otsin ikka mujalt, et sealt nagu kuidagi ägedamatest või mingi seksikamatest kohtadest on ju nagu mingitest tantrast ja muudest asjadest, kus meile räägitakse, et me saame Jumalaga ühendust. Aga jah, et ma olen nagu religioonist kuidagi hästi kauge olnud ja ma arvan, paljud inimesed on, aga mis on minu elu muutnud, on see, et mul on isiklik suhe täna Jumalaga ja Jeesusega. Ja ma ei ole kunagi üksi ja see on olnud see suur nagu ümberharjumise koht, et varem oli ikka see, et pidin ise võitlema noore naisena ja see maailm on meil karm ka. Aga nüüd on see, et Jeesus käib ja võitleb minu ees ja ainus asi, mida ma pean tegema, on see, et ma pean teda kuulama, ma pean olema osaduses temaga ja ma pean olema ka sõna kuulelik. Et mitte nagu tormama ise minema, et näiteks, et tahaks mind teha seda või tahaks teha seda, et siis nüüd on pigem see, et ma palvetan, ütlen, et okei, see oli ka, olin pühapäeval koguduses, mõtlesin, et okei, et ma olen nüüd valmis enda lugu jagama, Jeesus, ja et kui mind kuhugi nagu kutsutakse, et siis tead, ma olen valmis ja siis järgmisel päeval sa kirjutasid mulle. Vau, kui imeline. Laura, sa just rääkisid ka, kuidas Jumal on muutnud sinu elu ja need esimesed sammud koos Jumalaga. Aga kuidas, ja sa ütlesid ka, et see, mis need muutused on, et kõrvaltvaatajad teevad rohkem rääkida, et kuidas sinu sõbrad ja sinu perekond on reageerinud sellele, mida nemad ütlevad siis? Selles mõttes, et ma olen olnud avaliku elu tegelane, ehk siis, et mul väga palju sõpru ei ole. See on olnud teadlik valik hoida enda see ring väiksena. Nüüd ma olen uusi sõpru leidnud, kes on kristlased ja väga toredad inimesed, aga need, kes olid juba varasemast minuga, siis konteksti näidates, nad olid minuga läbi kõikide nende hullumeelsete aegade. Et selles mõttes, et ma arvan, et inimestes tekkis mingi kergendus, et lõpuks ometi nüüd Laura on nagu välja jõudnud kuhugi ja et kui me vaatame kogu seda protsessi, mu vanematel kindlasti on kergendus, et ole pigem kristlane, kui sa oled mingisugune, ma ei tea, kes mingi nõid on ju, kuigi ma ei olnud kunagi nõid, aga ikka, et need teemad on nagu ühiskonnas provotseerivad. Et selles mõttes kõigil on olnud hea meel mulle. Instagramis on inimesed küsinud ka, et kuidas minu paarisuhe muutunud on ja sellega on selles mõttes huvitav lugu, et kui ma hakkasin kirikus käima, siis ma olin vallaline. Aga 2 lapse emana, ma olen 27-aastane, mida ikka muud sealt Jumalalt paluma hakata, kui mitte abikaasat. Et selles mõttes ma hakkasin seal käima ja siis ma ei öelnud Jumalale päris seda, et ma usun, et sa oled päris, kui ma leian endale mehe, aga ikkagi oli, et ma olin nagu proovinud, ma olen alati olnud abielumeelne, ma olen alati tahtnud luua peret, aga väikeste lastega see on keeruline olnud. Et siis ma hakkasin paluma Jumalalt, et Jumal, ilmselgelt ma ei ole oma enese tarkusest osanud endale abikaasat leida. Ja see karjäär, mis ma siin olen üles ehitanud ja see elu, need ei ole olnud nagu ilmselgelt edukad valikud ja edukad võib-olla väärtushinnangud, mis mul üleüldse elus on olnud varem. Palun aita mind ja palun tee need mingisugused, too minuni siis see mees, kes sinu arvates mulle sobib, kes on minu jaoks loodud ja kes on nagu määratud minu abikaasaks. Ja see oli hästi huvitav hetk, et 6 aega hiljem ma kohtusin enda partneriga. See käis nii kiiresti. Läksid kirikusse ja leidsid mehe? Ja, ta ei olnud sealt kirikust, aga selles mõttes, et ma see on võib-olla hea näide sellest, et ma nagu aastaid proovisin oma enese tarkusest ja oma enese teadmistega mingeid asju elus saavutada. Ja siis, kui ma leidsin endas selle alandlikkus öelda Jumalale, et okei, vali sina, mulle siis abikaasa, siis seda ilmselt Jumal oligi oodanud, on ju, et me ei saa ka ülbed olla ja mina kindlasti minevikus olin ülbe, ma arvasin, et ma olen ise hoopis Jumal, enda elu Jumal ja enda elu looja ja et kõik sõltub minust. Tegelikult kõik see
mis kogemused mul ka varem olid, kõik see edu, see oli kõik Jumala arm. Tema lasi mul nendesse kohtadesse minna ja ütles, et okei, Laurakene, uuri seal seda maad, võib-olla kunagi tuleb see Jumala kuningriigile kasuks, on ju need teadmised ja ühel hetkel mind tõmmati sealt välja. Ma olen täiesti veendunud, et see kõik, mida sa oled õppinud, millest sa oled läbi läinud, see kõik kindlasti täpselt nagu sa ütlesid, tuleb kasuks Jumala kuningriigile ja sa saad seda kõike juba nüüd uuendatud meelsuse ja uuendatud olemisega siis jagada ja olla eeskujuks, et see on tegelikult väga-väga suur asi. Nii et tundub, et kristlus on siis jällegi populaarseks saanud. Kas on nii? Noorte seas, Eestis ka tegelikult, aga Ameerikas ja välismaal see on ikkagi väga, noored ütlevad, et see trendib praegu. Et ma arvan, et see on selle tulemus, et me oleme nagu päris mõnda aega elanud sellist pinnapealset elu, võib-olla noored on kasvanud vanematega, kes on hästi palju rõhku pannud välisele, materiaalsele, peab olema maja, auto ja nii edasi ja siis me hakkame arutama, mis siin kodus sees toimub. Et noored otsivad seda elu mõtet. Meil on nii palju inimesi ka siin ühiskonnas, et tekib küsimus, et aga milleks mind oli vaja siia maailma, mis see minu missioon on? Või mis see on põhiline, mida noored otsivad, et milleks ma olen kutsutud, mis on see miski, mille jaoks ma olen siia sündinud, eks ju, et see on... Ma Instagramis rääkisin hiljuti manifesteerimisest versus siis Jumala plaanist. Ja see on nii vabastav koht, et see... et nüüd ma tean seda, et Jumalal on parim plaan minu eluks. Ja selline, mida mina isegi ei oska ette kujutada enda inimese mõistusega. Ja see on nii vabastav, sest varem oli alati see manifesteerimine või enda elu loomine ja kõik visualiseerimised ja kõik need asjad. Sa pead kogu aeg tööd tegema, kogu aeg pingutama ja ei tule sealt ka häid tulemusi. Kohutav. Et see on niivõrd vabastav, kui sa tead, et Jumal on kõige looja, ta on iga inimese loonud just nende omadustega ja õigel ajal siia nii-öelda maailma lasknud sündida. Ja kui me tõesti oleme Jumalaga sellises lähedases suhtes, siis me tegelikult ju saame teada, milleks me oleme kutsutud. See on see päris. Ja siis on see, toob selle rahulduse, toob selle kindluse, see sama, mida paljud noored otsivad, eks ju, ja mida sinagi otsisid. Tegid kõike, aga midagi oli kogu aeg puudu, sest ainult Jumal saab anda selle ja see on see, ja sa rääkisid välismaal, tõesti Ameerikas näiteks praegu toimuvad suured koosolekud, teenistused, kus saavad tuhanded noored saavad päästetud ja võtavad vastu Jumala. Nii et see on väga hea selline suund, mis praegu toimub. Laura, sa rääkisid ennist erinevatest praktikatest ja teraapiatest, aga kuidas sa suhtud kristlikesse psühholoogidesse, üldse psühholoogiasse? Küsimus on selles, et nõustamine, psühholoogiline nõustamine on ju see, millest me praegu räägime, samamoodi ka pereteraapia. Need kõik on minu arvates väga vajalikud inimestele, sest ega see on ka võib-olla see nii-öelda müüt, mis kristluse kohta on, et saad kristlaseks ja siis sul ei ole elus enam ühtegi probleemi. Muidugi on probleeme ja muidugi on raskusi ja ka samamoodi väljakutseid peredes on ju. Et nõustamisse minna, psühholoogilt abi, psühhiaatrilt abi otsida on minu arvates see on mingites olukordades lausa hädavajalik. Samamoodi nagu ma olen alati öelnud, et kui tervisega on mingi probleem, mine arstile. Kui psühholoogiliselt on mingi probleem, siis mine ka nii-öelda arstile, et leia abi. Aga on oluline eristada siis seda, et mis on see psühholoogiline nõustamine, ehk siis mis on arstiteadus ja mis on valevaimsus, mis on need praktikad või asjad, mis avavad uksi nii-öelda teemonitele, kurjadele vaimudele ja vaimumaailmale. Et nende asjadega, ma ei ole siin täna selleks, et öelda, et kõik peaksid kristlaseks hakkama, aga ärge vähemalt nõia juurde minge ja ärge vähemalt tarokaartidesse minge. Siis me lihtsalt inimestena me ei tea, mis see vaimumaailm tegelikult on. Jah, et mis selle ukse taga tegelikult on ja kuidas see meid hakkab mõjutama, eks ju? Just, ja mina püha vaimu mulle näidanud.
harinud mind seeläbi, et mina olen väga palju praktikaid minevikus teinud, millega ma enda teadmata, tahaks öelda, et ma ei andnud nõusolekut, tegelikult andsin, sest ma osalesin, ma maksin nende asjade eest. Ma olen väga palju osalenud sellistes praktikates, kus ma olen avanud uksi vaimumaailmasse ja sealt on tulnud mulle mingisugused tegelased külge, mõjutama minu elu, mu perekonnaelu ja kui ma neid asju hakkasin siis nüüd läbi. Ehk teise sõnu nagu needused ja erinevad sellised teemonid jah. Et kui ma nüüd nagu kristlasena olen hakanud tagasiulatuvalt vaatama, siis ma hoian lihtsalt peast kinni ja mõtlen, et noored tüdrukud, et millega te tegelesite, see on hirmus tegelikult. Ja, et vaimne maailm on reaalne ja nii nagu füüsilinegi ja tegelikult uks jällegi, nagu ma ennist ütlesin, vaimsesse maailma on läbi Jeesuse Kristuse, et see on nagu õige legaalne viis siseneda vaimsesse maailma. Ma mõtlen nagu Jumal on ju ka kõik inglid ja vaimne maailm on olemas, me täna sellest pikemalt ei räägi. Aga Laura, et mis täna sind nagu inspireerib, et kuidas sa näed oma tulevikku? Kas sa kuidagi näed samas suunas ainult nüüd uues kuues või mida Jumal on sulle näidanud, kuidas ta juhib sind nüüd endal järgnevatel sammudel? Mis on sinu visioon? No minu õppetund hetkel on see, et Jumal näitab mulle teed. Mulle näidatakse seda umbes päevakaupa. Ja see on sellepärast, et ma olen nii suur nagu kontrollifriik olnud, et ma tunnen, et see on see koht, mitte kus mind karistatakse praegu, vaid kus mulle öeldakse, et nüüd sa õpid järgnema minule ja kuulama seda, mis sulle öeldakse, et ma enne olin see üksi lähen, on ju, kõige kiuste. Ehk siis ka siis, kui olen prohvetliku sõna saanud, siis ma ei tea, kristlased vaatavad mind sellise mingi pilguga, aga keegi ei ütle mulle, mida nad näevad ja üks naine ütles, et talle ei näidata, et mis see minu tulevik on. Ja see on mulle okei tegelikult, et ma loodan saada palju lapsi, ma loodan, et mulle kingitakse lapsi, et me saame suure pere ehitada, ehk siis ma olen nagu tagasi läinud tegelikult nende väärtuste juurde, kus me seda episoodi, kus mina enda eluepisoodi ka alustasin. Et mulle oleks ka täitsa okei, kui minu teenimisviis ongi laste kasvatamine ja pere eest hoolitsemine. Ja kui läheb kuidagi teisiti, siis proovin kuulekas olla. Kuigi vahepeal on hirmus ka. Et sa oled lihtsalt avatud Jumalale ja lähed samm korraga, päev korraga. Ja ma usun, et kristlasi, meid kui kristlasi Jumal juhatab ja püha vaim juhatab, nii et küll sa siis nagu sa ütlesid, et leiad selle tee ja Jumal avab järk-järgult. Aga see kõik on niivõrd inspireeriv, Laura, sinu lugu tõesti. Et kas sa tahaksid võib-olla lõpuks veel midagi öelda oma südamest veel noortele ja inimestele, enne kui me lõpetame saate, et pöörduda inimeste poole? No minu kõige suurem nõuanne on see, et maailm pakub meile väga palju erinevaid teenuseid. Enamasti nad ongi väga kallid, väga ilusti pakendatud, väga ilusti turundatud, mida nad meile lubavad. Nad lubavad meile mingeid salajasi teadmisi universumi kohta, ühendust Jumalaga või loojaga või kõiksusega, mida erinevad praktikad lubavad, ja siis mingeid iidseid teadmisi ja saladusi. Ja läbi selle, mida meile lubatakse, edu. Et tule õpi seda, siis sa saad ju edukaks, on ju. Ma ei ole siin selleks, et öelda kellelegi, et hakake kõik kristlaseks või et te peate nüüd kõik niimoodi elama, aga pigem olen siin selleks, et öelda, et mõelge enne, kui te lähete igasuguseid nagu vaimsete teemadega tegelema, et psühholoogia ja vaimne maailm, need on erinevad asjad, on ju, selle me saime juba selgeks, aga lihtsalt, et erinevad, ma ei tea, psühhedeelikumid, mingid hingamised, mingid esoteerika teemad, on ju, tuleviku ennustamised, ma ei tea, nõiad, kõik sellised asjad, kohad, kus manipuleeritakse meie energeetika või energiaga, siis mõelge, kas teil on seda ikka vaja, see on number 1 ja äkki seda saaks kuskilt nagu turvalisemast kohast ka, sest kõik, mis puudutab vaimset maailma, minul on püha vaim öelnud seda, et ära
surgi seal endas sügavikes nii palju, et ma hakkasin kirikus ka käima, siis ma alguses panin selle vana rasva pealt edasi, et noh, andke mulle nüüd vastuseid, et lahendama minu need asjad ära, et siis ma saan nagu Jumala õnnistusi kogeda. Ja Jumal ütles, et kuule, lõpeta see enda sügavikes kaevamine ära. Siis ma isegi ükskord läksin ühe kristlase juurde eespalvele niimoodi, et vaata, kas mul on veel mingid teemoneid küljest. Ütles, kuule Laura, et isegi kui oleks, ma ei saaks sulle seda öelda, sest muidu sa jääd ainult kaevama seal nagu vaimses maailmas tegelikult mingeid asju. Et keskendume siinsele elule ja kes iganes tunneb huvi Kristuse vastu, siis võib-olla ta koputab ka teie ukse peale ja võib-olla see on jälle üks väikene seeme, mis lõpuks saab nagu millekski ilusaks kasvada. Nii et ma julgustan teid ütlema elule jah ja elama päriselt. Need on nii õiged ja head sõnad, Laura. Ja tõepoolest, et kõige väärtuslikumad asjad on tasuta ja tegelikult need on väga lihtsad asjad. Et õppige tõesti ütlema jah elule, see on nii hea lause, millega lõpetada. Laura, aitäh, et sa tulid ja ma usun, et võib-olla tekkis tunne, et tahaks veel rääkida sinuga siin, et võib-olla kohtume veel. Aga teile ka head sõbrad ja vaatajad, aitäh, et olite meiega. Usun, et täna kindlasti saite midagi siit, vähemalt üks koputus Jeesuselt kindlasti tuli täna, kui te ei ole veel Jumalaga kohtunud, nii et kohtume taas. Ja ma ütleksin veel siia lõppu, et Jumal väga armastab meid kõiki. Praegu kuidagi see tunne tuli hästi tugevalt, et mina tunnen küll nii suurt, et ma olen nii hoitud ja nii armastatud igal päeval ja tegelikult Jumal armastab meid kõiki, sest me oleme tema lapsed. Ja. Aitäh! Jumal armastab sind.